Minu kõrval on Andreas Kubinski, kahekordne Eesti meister, äsja 18-aastaseks saanud, aga juba teinud Eestis suuri tegusi. Mida tähendab sinu jaoks, et homme astud ringi Road to the League'il? See on mu esimene pro-match, pro-debüüt. Tähendab mingil määral palju sellepärast, et kindlasti alustan oma pro-rekordiga ja loodan kindlasti võita. No me vestlesime ennem kaalumist ka, siis oli tuju paha, väga palju süüa polnud veel saanud, nüüd on juba tuju hea, ootad homset? Ootan väga ootan. No siin, kas 18-aastaselt on sul juba tekkinud ka sellised fännid, kes ekstra organiseeruvad ja tulevad sulle kuidagi kaasa elama või veel on vara ennem pead ennast tõestama? Ma arvan, et natuke peame ennast tõestama, alles esimene pro-match, aga sõbrad on kindlasti kogu aeg kaasas. Mis su mõtted on enne homset? Millega sa tegeled täna õhtul? Kuidas sa ennast maha rahustad? Loed raamatut, mediteerid või lähed teed veel viimase kiire trenni? Veedan perega, eks natukene liigutan ennast, kindlasti söön piisavalt ja siis lähen magan. Ja homne päev näeb välja milline? Magan veel pikalt ja siis vaikselt ärkan üles, söön, hakkan nagu mentaalselt juba valmistuma ja siis õhtul hakkab mäng. Kuidas sinu mentaalne ettevalmistus käib? Mida treenerid ütlevad, kuidas valmistuma peab? Otseselt selles mõttes ma olen kogu aeg mentaalselt valmist, mingit väga suurt ettevalmistust vaja ei ole ja lihtsalt ongi, tuleb rahulik olla, hetkes olla ja mitte ära kaduda mõtetesse seal matchi ajas. Mis on see unistustes ja ettevalmistuses sellist, et kui sa homme selle ringis korda saadad, peale selle, et võidad, et sa seal ära teed, et sa võiksid olla enda üle väga uhke? Et mis ma seal ringis nagu tahan saavutada? Kindlasti tahaks knockout oleks kõige parem. Knockout võit enne kella lõpus oleks see unistus. See oleks magus võit, knockout enne kella lõppu. Soovime sulle homseks edu ja maga siis hästi välja.